Krooli ujumise oskus on vajalik sellepärast, et see on kõige kiirem ja ökonoomsem liikumisviis vees. Krooli ujumise õppimist me alustame kroolijalgade tööst. Kroolijalgade tööd me õpime basseini ääre peal, oleme puusast saadik vees ja paneme sirged jalad puusast tööle. Jälgime, et jalad oleksid vee all ja vaht oleks vee peal. Ning jalad töötavad ühtlaselt mõõdukas tempos. Kui me näeme, et jalad töötavad korralikult, siis me laseme ennast üleni vette ja teeme jalgade tööd vees olles. Ikka jälgime, et jalad töötavad puusast, põlved enam-vähem sirged ja vaht oleks jalgade taga. Ja ikka jälgime, et jalad töötaksid vee all, vaht tuleks vee peale ja siis paneme käed sirgeks, noole asendisse, jalgade töö jätkub ja puhume mullid ka vee alla. Ja jälgime, et kõrvad oleksid ilusti käte all. Kogu jalgade töö toimub noole asendis. Kui siin me saame asjaga hakkama, siis edasi lähme juba lauaga liikuma. Krooli jalgade tööks me võtame kahe käega laua otsas kinni, paneme käed ette sirgeks, pea käte vahele, nii et kõrvad oleks käte all. Hingame, paneme pea vette, 6 jalalööki puhume mulle. Hingame, pea vette, 6 jalalööki puhume mulle. 6 jalalööki teeme selle jaoks, et saavutada õige hingamisrütm, et ujuda pärast krooli koos töös. Laud on ette sirutatud, seinast tõukame ära 2 jalga korraga. Jälgime, et peale hingamist oleks pea vees, kõrvad ilusti käte all, jalad töötavad puusadest, vaht tuleb ilusti vee peale, põlved on veidikene kõverdatud, jalad töötavad ühtlase tempoga, pöiad välja sirutatud, käed sirged, pea läheb ilusti käte alla. Ühesõnaga, keha on noole asendis.